Arvatavasti kõik väiksema või suurema murulapi omanikud on mõelnud selle peale, et kas ma tahan oma suve kõik nädalalõpud veeta muruniites. Ja täna pakume väikese alternatiivi sellele, ehk siis näitame, kuidas töötab üks robotmuruniiduk. Meie poolt pakutav Worksi Landroid nimeline muruniiduk on mõeldud 1500 ruutmeetrisele murulapile ja vaatame siis, kuidas teda saab tööle panna ja kuidas ta siis ka käitub. Robotmuruniidukid töötavad äärmiselt vaikselt. Neid saab programmeerida erinevatel nädalapäevadel eri aegadel töötama selleks, et ta ei segaks inimese enda liikumist. Selleks, et niidukit tööle rakendada, tuleb talle ette panna teatud piirid, kus ta üle ei jookse, ning selleks on minul siin maa sisse paigaldatud spetsiaalne traat, millest üle tema ei sõida ning mida mööda vastu päeva ta siis aku tühjenedes ise endale laadimispunkti sõidab. Worksi Landroid on varustatud PIN-koodiga, ehk siis kui keegi pahatahtlik inimene arvab, et on mõistlik ta ära varastada, siis tegelikult selle mingit mõtet ei ole, sest et kui ta viiakse välja tema enda tööterritooriumilt ja PIN-koodi ei teata, siis seda masinat enam käima ei saa. Liikumine toimub kaootiliselt, ehk siis sõites vastu oma piirdetraati, jääb ta seisma, keerab ennast suvalise nurga all ringi ning hakkab jälle otse sõitma. Kõigepealt tuleks paberi peal välja joonistada endal oma aiapilt ning välja mõelda täpselt, kus siis robot käib, ja kui see on tehtud, siis tuleb võtta selline spetsiaalne rattaga seade ning kõigepealt tuleks siis soon ette lükata, ehk siis jalaga peale ja niimoodi sõidate kogu aia läbi. Järgmisena on vaja panna see traadirull siis siia seadmesse, vahelt läbi, samasse soonde tagasi ning siis juba sõidate uuesti siit läbi ja traat ongi mulla sees. Teine variant, mis teha võib ja mida tegelikult võikski alguses teha, on see, et mitte maapinna sisse panna seda traati, vaid kinnitada ta esialgu hoopis maa peale. Mõne aja möödudes, võib-olla 2-3 nädala möödudes jääb see traat ilusti muru sisse ning teda pole mitte kuskilt enam näha. Mis selle eeliseks on? Eeliseks on see, et juhul kui on vaja seda traati natukene ümber tõsta, ehk siis teatud kohtades oleks vaja, et ta sõidaks ligemalt või kaugemalt või tahate mõne põõsa ümbert ära võtta, siis piisab sellest, et võtate traadi siit maa pealt ära ja tõstate ringi. Kui ta on juba maa sisse pandud, siis on keeruline seda teha. Tööaeg, kui tal nüüd neid takistusi on vähe vahel, siis ta sõidab umbes 3 tundi ja laadimisaega on ka umbes 3 tundi tal. Kui aga nagu praeguses aias siin on neid takistusi tal päris palju ja tal pööramist on palju ja nii-öelda ukerdamist, siis aku saab veidi kiiremini tühjaks. Kui niiduki aku on tühjenemas, saab ta sellest ise aru ning otsib kõige lähema piirdetraadi ning mööda seda vastu päeva sõidab ta oma laadimisseadmesse. Worksi Landroid robotniiduki komplektis on olemas kõik vajaminev, ehk siis niiduk ise, tema laadija, siis tema juhttraadi paigaldamise abinõu, juhttraat ise ning on olemas ka DVD, kus on näidatud ära siis paigaldamisjuhis ja kuidas teda siis kasutada.